Looravas. Nimelt see tean, et alustan praegu vlogi natukene teise poolega. Nagu te arvasite, siis ma olen ise hetkel nüüd Tartus, et täna siis sain teada, et Shootersis toimub 14 sünnipäeva pidu, ehk siis Shooters saab 14 aastaks, siis kuulsime ka, et seal esineb täna Germo Murel, siis mõtlesime, et pole üldse Shootersis käinud, siis esimest korda üldsegi. Ja kahe sõbraga plaanis täna minna Shootersisse ja vaadata koht üle, et milline see välja näeb ja nüüd jõudsin Raekoja platsi ja Ander ka jõudis meil kohale, et what's good vlog, kuidas läheb, jõudsime linna ja me tegime siukse lambise plaani, et ma ei tea, vaatasime, et Shootersis on Germo Murel on ja mõtlesime, et miks ka mitte, 8 euri pileteid, no lähme. Ja sama siin, nagu 8 jõuki ei ole üldse nii hull piletit. Ja nüüd me oleme siin, lähme peole, tuleb haige, ma arvan. Me käime mõlemad esimest korda Shootis, me ei ole mitte kunagi käinud. Jah, lähme uudistama. Me anname honest review teile, kas see on hea või halb. Jah. Davai. Reino Tibari ja Ander collab review. Jo, just nii. Ja. Jõudsime Shootersisse nüüd praegu, et rahvas praegu koguneb ja ütleme ausalt, see on ikka päris suur ala ja kui vaatasin, alguses oli mingi claw machine, ehk siis kus sai jalatseid võita ja nagu jah, mingeid Air Force oli seal ja igasugust sorti. Aga no praegu nüüd ootame Germo Murele ära ja siis juba pidu läheb käima. Sorry, my bad. Kuidas meil läheb? Siin mingi 4 pitsi teinud ja mul hakkas väga palju parem. Ma arvan, et on aeg kinumussi ka veits lasta. Fucking kandidaat, ma olen Germo! See on nali mind, mida iganes.
no nii, et tulin praegu Shootersist praegu sõpradega. Aga no ütleme ausalt, Essa korraga esimest korda käisin seal ja pean ütlema, et vägagi äge klubi aga ainult see, et seal nii palju rahvast, et seal nii vähe ruumi ja inimesi on ka palju ja pole piisavalt ruumi, et tantsida. Et põhimõtteliselt palju nügimist ja trügimist ja järgmine kordki plaan jälle minna. Oleneb, kes esineb ja kui on mingi normartist, siis jälle nii see oli ja Kermo sai ka ära kuulatud jälle ja nüüd siis liigub tagasi Airbnb-sse puhkama.